koome nüüd sellise nupsulise rea, mida Kihnus on nimetatud siis tagideks, aga näiteks Muhus on see nupirida. Ja seda on kootud mujalgi, lihtsalt me ei tea, kuidas seda nimetatud on. Et kuna see tagide või nuppide rida on siis tavaliselt alati 2 keerukorra või 2 ripsirea vahel, siis ma olen siia nüüd kudunud esmalt ühe pahempidise rea alla ja alustan siis 2 värviga, kummagiga üks silmus, parempidi. Üks silmus punasega, teine sinisega, üks silmus punasega, teine sinisega, jälle punasega ja sinisega ja nii terve ring. Nüüd on meil siis kootud terve ring, nii et üks silmus punasega, teine sinisega, üks punasega, teine sinisega, parempidi. Ja alustame nüüd nende samade silmuste kudumist sama värviga, aga pahempidi. Ehk siis punase parempidise silmuse peale koon punase pahempidise silmuse. Nüüd vahetan värvid ja lõngajooksud jäävad ikka töö taha ja koon pahempidise. Nii et igale silmusele sama värviga pahempidi. Ja tekivadki sellised pisikesed tupsukesed sellest pahempidisest silmusest, kui me siit vaatame. Ja see parempidine algselt tehtud ring tegelikult välja ei paista, aga see on samas väga vajalik, sest muidu tuleks selle pahempidise silmuse kohale meil selline valge kriipsuke. Kui terve ring on pahempidi kootud, tulevad need valged read uuesti või siis ka mõnda muud värvi, olenevalt sellest, millised nad seal kinda peal olema peaksid. Ja ükskõik, kas tegemist on keerukorraga või ripsireaga, siis esmalt tuleb selle tagide või nuppide rea kohale kududa siiski parempidine ring. Koome selle järgneva ringi parempidi ja siis selle kohale alles pahempidine ring. Et sellise värvitäpilise rea puhul on siis alati oluline see, et siia eelnev keerukord või siis ripsirida on kõigepealt parempidi, siis pahempidi, värvitäpid on algul parempidised ja siis pahempidised ja ka see järgnev pahempidine rida või siis keerukord tuleb kõigepealt valgega kududa parempidi ja siis pahempidi. Seda parempidist rida ei ole siit vahelt näha, aga kui seda ei tee, siis läheb see värvirütm sassi. Ja sellised toredad nupsukesed kaunistasid siis Muhu kapetate ja kinnaste servi, aga ka Kihnu vanamoodi kindarandmesse on neid siis alati tehtud. Kihnu kinnastelt me võime siis lisaks nendele tagidele leida ka natuke suuremaid selliseid ruudukujulisi pahempidiste silmustega kaunistusi. Neid siis nimetatakse pakkudeks. Ja ma olen siia taaskord teinud ühe pahempidise rea siis aluseks, aga see võib olla ka siis kihnu keeles keerd ehk vits või ka siis keerukord, et erinevaid võimalusi kasutatakse. Ja nüüd ma koon niiviisi, et kõigepealt parempidi 2 silmust punasega ja 2 silmust sinisega. Parempidi 2 ühe värviga ja 2 teise värviga. Jälle 2 punasega ja 2 sinisega. 2 punasega, nii ja järgmist varrast alustan siis 2 sinisega. Nüüd, kui terve ring on niiviisi kootud, siis alustan ma pahempidi kudumist sama värviga sama värvi peale. Ehk siis tõstan punase lõngas ja varda ette ja koon pahempidi kõigepealt need 2 punast. Nii, siis lõngajooks jääb ikkagi taha, nii et ma tõstan selle sinise lõnga nüüd siia ette ja 2 pahempidi sinisega. Tõstan ette jälle punase, 2 pahempidi punasega. Nüüd, kui see 2 kaupa pahempidine ring on tehtud, siis mõnelt kindlalt võib näha, et tegelikult on pahempidiseid ringe vahel kootud ka 2. Siis tuleb see pakk natuke sellise piklikuma kujuga. Aga valdavalt on siis tõesti tehtud 1 ring parempidi ja teine pahempidi. Ja selle peale siis taas alustame valgega parempidi kudumist, et
ükskõik, mis siia peale tuleb, kas see on ühevärviline või kahevärviline vits või keerd, siis alati esimene ring on parempidi. Nüüd on siis pahempidine ring ka siia peale kootud ja näha on siis, kuidas need pakud siin kahe ripsirea vahel välja näevad.